Lõunatund Nõmme raadios jätkub. Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, ei ole mina enam siin stuudios üksi, siin on ka Karl-Kristjan Nagel ja Tiiu Rebane. Härra Nageliga oleme kunagi vist 2005. aastal siin kokkugi saanud seoses, mis partei see nüüd oli, Karl? See oli natsionaalbolševistliku partei Eesti filiaal. Jaa, no see oli ühe kunstinäitusega seoses ja mu tööd olid Vene aktivistide tegevusest Lätis. Ja aktivistid on elu ja tervise juures? No, tundub küll, jah. Ja Venemaal keelati ära ju partei. Aga siin? Siin pärast 2007. aasta sündmusi ma arvan, et neid enam ei eksisteeri. Ja? Nad ei taha ise enam. Heakene küll, tont nende parteidega, parteid tulevad ja lähevad, aga täna on probleem siis selles, et uus maailmakord, lennukid, silmaga nähtavad sabad lennukite taga ja ei oskagi mina hakatuseks rohkem midagi öelda. Nii et, Tiiu, Karl-Kristjan, sõna on teil. No ühesõnaga, me oleme nagu kursis selle kliima globaalse soojenemise ja sellega tegelemise teemaga kuskil mõned aastad ja oleme jälginud Eesti taevast ja kuskil aasta tagasi alustasime Eesti Chemtrail blogi loomisega. Chemtrail on siis? See on siis, mis tavapärasest lennukijälgedest erineb. Need on siis jäljed, mis jäävad tundideks taevasse ja tekitavad omamoodi pilvi, kunstpilvi ja katavad päikese kiirgust või? Tähendab, et päikese kiirgus ei pääse nagu maale lähedale, kui need jäljed on taevas. Ja sellega Tiiu, ma olen sellest kuulnud mujal ka ja ausalt öeldes Karl on esimene meessoost isik, kes sellest räägib. See on nagu naiste tähelepanuvõimega rohkem seotud. Ei ole, see on võib-olla Eestis on teisi ka inimesi, nad internetis ikka vestlevad sel teemal, aga no me oleme kunstnikud ja me oleme rohkem harjunud taevast vaatama, jah. Et lihtsalt niimoodi maalide ja muude asjade jaoks ja siis hakkab silma, et pilt on risustatud. Ja ta on muutunud, me märkame seda muutust. Pilvetüübid on muutunud. Jah, pilvetüübid on ka muutunud ja seda seletatakse ka isegi ametlikult ja püütakse seda teemat kuidagi vaigistada. Maailmas on lugematul hulk kliimakonverentse olnud läbi aastate, kus sellest avalikult räägitakse, küll nagu tuleviku mõistes projektid, mida võiks teostada, et siis kliima soojenemist nagu takistada, kuid nendel üritustel teadlased ei tunnista, et need tegelikult juba käivad vähemalt Ameerikas juba 15 aastat. Need muutused või üritused? Lennukite spreimine atmosfääris ja see siis sisaldab tegelikult raske metalle. Uuringud näitavad, et alumiiniumi ja baariumi ja teiste elementide osakaal looduskeskkonnas lihtsalt on suurenenud 1000 kordi. Kas, tegelikult raskemetallide sisaldus tavaaines, õhus, muus taolises, see peaks olema küllaltki väike, nii et 1000-kordne suurenemine ei pruugi olla ka 100 000, ütleme isegi. No see peaks juba võib-olla isegi hakkama kuskilt mõjuma. Aga kuidas on kindlaks tehtud, et seal nendes sabades siis on midagi sees? No see on maapinnalt ja veekogudest on kogutud Ameerikas põhiliselt neid andmeid, ametlikult korrektsed andmeid niimoodi esitatud. Eestis seda ei ole tehtud, kui mingid andmeid kogutakse Eestis, siis on praegu avalikustatakse ainult väga üldsõnaliselt midagi ja kui üldse nüüd otsitakse näiteks. Tänane Päevalehe artikkel oli just õhu kontrollist Keskkonnaamet ja jutt käib neil, piirdub tolmuga. No, kuna saade on salvestatud, siis täna tähendab 27. aprilli 2011. Seda võib vaadata küll, aga
kõik need lennukite sabad, need siis peaksid nagu alla kukkuma kuhugi veekogusse või kus neid õieti mõõdetakse? Jah, veekogudest kogutakse ja maapinnasest. Osad näited on, kus põllumehed nagu on tundnud muret, et miks teatud sordid enam nii sellist saaki ei anna või miks mesilased on kadunud või taolist. Sellised. Aga ütleme nii, et Ameerikas on ametlik pool sellel pilvede tekitamisel ka põllumajanduses, seal täiesti ametlikult luuakse neid vihmapilvi ja isegi põllumehed tulevad kokku, et arutada, et miks meie osariigis tehakse, aga kõrval ei tehta või et sellised vaidlused on täiesti tavapärane ja käivad ilma igasuguse tegelikult kliima ja pilvede ütleme, kunstlik tekitamine on käinud tegelikult Vietnami sõjast peale, et selle üks esisaasid ja esimesi nii-öelda piloote teostajaid oli Ben Livingstone, kes on praegu juba väga vanas eas, aga tema intervjuud on võimalik internetist või YouTube'ist leida. Ja kuidas Livingstone seda tegi siis? Ta väga põhjalikult on kirjeldanud seda, et piisab väga vähesest pilve hulgast on võimalik välja siis kasvatada suur pilvevöönd. Kõige lihtsamini lisatakse mingi hõbejoone või midagi taolist ja täpselt ei tea, sellepärast, et tekitatakse, Vietnami sõjas tekitati ka täiesti marulisi loodusnähtusi, vihm ja võib-olla ka nagu tormi. Mis siis takistas Põhja-Vietnami vastu nagu nii-öelda opereerimist? Nagu kõik saab alguse põhimõtteliselt sõjatööstusest. Kõik mõtle, mis suunad. Mis aastal toimus Helsingi konverents, kus keelustati tsunamide ja maavärinate ja paduvihmade ja muu taolise tekitamine teise riigi territooriumil? Vot ei tea. Sellest peaks olema ikka tõesti ka palju aastaid ja see võis olla tõesti Vietnami sõja lõppfaasis või kuskil niimoodi. Minu meelest see oli möödunud sajandi 70, aga ma võin ka eksida. Aga mida nende chemtrailidega siis nüüd teha? Lennukid lendavad, kütusetüübid on võib-olla muudetud, võib-olla tõesti need elemendid, mis tulevad tüüsidest välja, need koguvad enda ümber midagi või ei lagune. Mis nüüd? Eelkõige see kahjustab inimeste tervist, ütleme pikema aja või lühema aja jooksul. Et juhul, kui see on keemiliste komponentidega, siis ta kindlasti tungib ka inimese organismi ja see on kahjulik kahtlemata. Aga mida teha? Meie teeme seda blogi. Me otsustasime, et me lihtsalt teeme järjepidevalt, pildistame, dokumenteerime. See on praktiliselt statistilised faktid, mida ei saa ümber lükata. Ma kutsun üles ka... Ütleme kokkuvõtte põhjal on 35% siis aasta kõigist päevadest on toimunud taevas Tallinna kohal nii-öelda süstemaatiline spreimine. Ja küüniline on see, et näiteks pidupäevadel seda ei tehta. Nagu näiteks jaanipäeval, vabariigi aastapäeval. Ka nüüd, kui oleme saatnud sõnumi pealtnägijasse, siis võib huumoriga oletada, et viimased 2 nädalavahetust on olnud sinised seoses selle infolevikuga. Seda me ei tea. Tegelikult me panime blogisse ka selle päevalehe keskkonnauuringu, õhu-uuringu artikli üles nüüd. Ja võib-olla sellega seoses on olnud sinine. Ei ole ta nii sinine. Aga näiteks täna siia tulles me pildistasime ja siin raadiomaja kohal on näha. Nõmmel on alati hästi hea vaade, just nagu ülevaade. Lendavad muidugi sellepärast, et nad maanduvad ju Ülemiste kandis ja üks rada läheb puhtalt siit lähedalt üle. Aga meie väide ja maailmas on teada, et tegemist on siiski spetslennukitega, militaarlennukitega, et see on see kontrollimatus. Näiteks on olemas saidid, kus on võimalik nii-öelda siis kogu Euroopa lennuliiklust jälgida ja tavaliselt seal neid lennukeid ei ole üldse näha. Jah, et me oleme nagu proovinud tuvastada. Selge on see, et sõjaväelennukitel võibki olla teist tüüpi kütus, mingisugused katalüsaatorid, et saada suuremat vunki, aga kui võtaks nüüd kõrvale teise küsimuse. Automootorid, mis töötavad linnas, saastavad samamoodi. Leitakse sealtki,
keskkonnamõjusid, igasuguseid raskemetalle ja ma ei tea, pliijääke, mida kõike veel, võideldakse kütuse puhtuse eest. Aga kui võrrelda kogu maailma autode hulka, kogu maailma tankerite hulga ja saastamisega, siis kujutage endale ette hiigla suurt mootorit, mis peab edasi lükkama 200 meetri pikkust tankerit, veerand kilomeetrit, täis ma ei tea mida, peab saama hoo sisse. Selle mootori kolb on nii suur, kui ma ei tea, kümnetel tuhandetel autodel, see on üks ainuke silinder ja nad kasutavad kõige räpasemat kütust. Kas see ei võiks näiteks olla põhjus? Kas militaarlennukid kasutavad kõige räpasemat kütust? Ei, kõige puhtamat, ma kardan. Ma kardan ka. No üldiselt siis võiks sama lihtsalt küsida, et mida nad lendavad? Kui nad lendavad näiteks Muammar Gaddafit konkreetselt pommitama, hädasti on vaja NATO lennukid 2 korda nädalas või kui tihti peavad NATO omad lendama üle Tallinna, et oleks silmaga näha, näpuga katsuda, nemad kaitsevad meid sellega. Ja NATO vihmavari. Muideks näiteks kuulus toidu geneetilise teadusliku tööstusega tegelev firma Monsanto on patenteerinud alumiiniumi, taluvad sordid. Taimed, mis ei omasta alumiiniumi, mis ei lähe juba toitainetega taime sisse. Jah, sest alumiinium on see, mis suretab looduse välja üldiselt. See on nagu ka levinud juba probleem maailmas. Ja ongi uued sordid kõik ja üldiselt peetakse seda selliseks sidusaks korporatiivseks ettevõtmiseks. Ikkagi raha on kõige selle nagu isegi näiteks Eesti, meediast, ajakirjandusest, reklaamist võib hulgaliselt näha, selle teemalisi kliima ja nende uut tüüpi pilve teemalisi, visuaalselt sükest materjali. Kuna te olete mõlemad kunstnikud, siis küsiks nüüd niimoodi, kas läbi aegade on kunstnike piltides taevas ja eriti just pilved oluliselt muutunud? Inimesest mitte sõltuva värvigamma esitamisega, teame ju, et iga inimene näeb värvi natukene erinevalt. Kas on märgata, kui üldse meie aladel enam pilvi maalitakse, muutust? Sa räägi, mida on võimalik näha? Absoluutselt sellist klassikalist suuri rünkpilve, neid on väga vähe või siis on see nüüd minu kui vaatleja küsimus. Aga üldiselt on pilvetüübid on muutunud. Karl, kui sinu vanaisa oli ka maalikunstnik, maastikumaal ja eluaegne, sa saatsid teda lapsepõlves. Sul on suur kogemus, vaatluskogemus. Selliseid pilvi, Selliseid, kui ma vahele ütlen, siis mina ei mäleta ühte kummalist nähtust, mis oli Lõuna-Eestis. Aastaid ei olnud konkreetses kohas tuult. Ei olnud. Ja korraga hakkas siis tuul tulema ja tuul puhub ja ma ei saa aru, mis on ilmaga valesti. Ja siis tabasin ära, vaatamata tugevale tuulele, on taevas endiselt sinine, mitte ühte pilve räbalat. Ja niimoodi pealt nädala jutt.